Järgnev lõik on tõestuseks sellele, et lühikese aja jooksul võib meie elu täiesti tundmatuseni muutuda. Lisaks sellele, et ma ei osanud aasta tagasi öelda välja sõna hartšoo, on 2 järgnevas reportaažis välja toodud kohvikut tänaseks suletud. Õnneks Eerik Korgu ja tervislik toitumine on siiamaani au sees. Tallinna Ülikoolis on mitmeid kohvikuid, täna külastan ma neist 3. Nimelt ma soovin välja selgitada, kas tudengina on Tallinna Ülikoolis võimalik säilitada saledat joont ja tervislikku elustiili. Õnneks ei tee ma seda üksinda, vaid mulle on tulnud appi toitumisnõustaja Eerik Korgu. Tere, Eerik! Tere! Millal sa viimati sõid sellises söökla-taolises asutuses? Ausalt öeldes ei oska öelda täpselt. Kas sa arvad, et ka selline kõige jõulisem jõusaali hunt saab oma proteiinilaksusid kätte? No proteiinilaksu tegelikult saab inimene oluliselt lihtsamini kätte, kui ta oskab arvata. Minul näiteks praegu tõmbaks nende saiakeste poole. Minul sinna ei tõmbaks. Minul tõmbab just selle poole, mida nad on siin paar tundi tagasi võib-olla valmis teinud, ehk siis värske toit. Paneks sulle kartuli. Ma küsiksin su käest siis, kas lihapallikene või lihatükikene? Lihapallikene. Ma panen lihatükikese. Kaste jääb ka ära, nagu ma aru saan? Kas sa soovid? Äkki läheb kuivaks? No siis paneme natuke kastet, aga tõesti, ma läheksin siin nagu seda teed mööda, et paneks natukene nii. Ma ei tea, aga jääb kuivaks või? Proovime ära. Ma pean tunnistama, et see maitseb tõesti üle ootuste hästi. Nüüd liigume siit edasi televisioonitudengite koju BFM-i Nova kohvikusse. Köögiviljapüree supp ja hartšoo veiselihaga. Supp on selline asi, mis on kõvasti kuuma saanud tavaliselt. Seega siinkohal jällegi, kui keegi tahab teadlikult suppi valida, siis ta peakski aru saama, et ega seal neid toitaineid väga palju justkui pole. Võtame siis äkki hartšoo veiselihaga. Ütleme, et suppisõber sa ei ole. Ei, ma olen ikkagi suppisõber, aga lihtsalt mitte väga suur sõber. Me ei kohtu tihti suppidega. Nüüd liigume viimasesse kohvikusse, milleks on Mare majas asuv Keerviider. Millal võib kartulisalatit üldse süüa? Sünnipäeval. Nii et tudengi kõhu võiks täita üks wish, kuidas sa haldad seda? Kish. Nagu kiss, aga rohkem shish to it. Et mina isiklikult läheks räpi või kishiga. Mis on kõige popimad valikud siin kohvikus, kui tudeng tuleb lõunale? Sai, supp ja siis tuleb kõik ülejäänu. Ja nii on. Võib-olla ei peakski seda tervislikku eluviisi nii palju promoma, et muidu jääks Eerik Korgu ilma tööta? Ei, ma ikka promon seda nii palju kui võimalik, et ma tahangi ilma tööta jääda. Ma arvan, et see on hea wrap. Ma proovin ära. Suur tükk jääb suur õhki. Ma küll lubasin sind viia 3 kohvikusse, mul on sul üks üllatus, ma viin sind oma lemmik restorani. Siin on siis minu lemmik restoran Automaat. See on minu selline kõige tavapärasem vahepala 12-tunnise koolipäeva jooksul. No ega see teed endale päris suure karuteene. Tegelikult mina sinu asemel hakkaks võõrutust tegema. Me käisime 3 kohvikus. Millise sina välja valiksid? Kui aega on, siis kindlasti praad, kus oli lihasalat kartul, ja kui on kiirem tempo, siis võtaks selle wrappi ja 3. variant. Me kohtu tihti suppidega. Suur aitäh sulle, Eerik Korgu. Ma proovin neid nõuandeid meeles pidada järgmine kord, kui lõunale lähen ja alustan siis ka kofeiini võõrutust. Aitäh, mina olen Moona Britt Luur, Luna TV.